Kujutage ette, kell on 2 öösel, Tallinna süda magab, aga Kadrioru lossi katusel, otse Eesti presidendilipu all, istuvad 5 teismelist sigarettidega käes ja vaatavad alla tühjale tänavale. Nende jalge all on riigi kõige turvalisem hoone. Nende selja taga on relvastatud valvurid, kaamerad, protokollid, mis peaksid takistama isegi kärbse sisenemist ilma registreerimiseta. Aga need 5 noort ei ole siin kogemata. Nad on siin juba 3. korda sel nädalal. Ja mitte keegi ei julge neid peatada. Mitte keegi ei julge helistada presidendile. Mitte keegi ei julge öelda, see on vale. Sest need 5 teismelist on Arnold Rüütli lapselapsed ja nende sõbrad. Ja professionaalsed julgestuspolitsei ohvitserid, kes on koolitatud kaitsma riigipead terroristide eest, seisavad nüüd valvekaamerate juures ja vaatavad, kuidas nende silme all muutub presidendilos teismeliste piduplatsiks. Miks nad vaikisid? Miks nad ei sekkunud? Ja mis hind tuli sellel vaikimisel maksta? Aasta on 2005, sügis. Kadrioru loss, mis kunagi kuulus Peeter Esimesele ja hiljem Eesti Vabariigi presidentidele, on muutunud kummaliseks hübriidiks, ühelt poolt riigi esindushoone, kus toimuvad tippkohtumised ja allkirjastatakse seadusi, teiselt poolt kodukohaks 2 teismelisele tüdrukule, kes ei peaks siin üldse elama. Maria, 15 aastat vana, ja Helena, 13 aastat vana, on president Arnold Rüütli lapselapsed. Nende ema Maris, Rüütlite tütar, ei tule nende kasvatamisega toime. Täpsemaid detaile ei avaldata, aga lähedased räägivad vaikselt, et ema elu on karidel ja vanemad inimesed, 70-ndates eluaastates riigipea ja tema abikaasa Ingrid, võtsid lapsed endale, et pakkuda neile stabiilsust. See oli armastusest sündinud otsus. Aga see oli ka otsus, mis avas ukse katastroofiks. Sest kuidas kontrollida 2 teismelist, kes elavad lossis, kus iga nurk on täis võimu sümboleid, aga kus puuduvad tavalise kodureeglid? Kuidas öelda neile, et ei, kui nad teavad, et nende vanaisa on riigi kõrgem isik? Ja kuidas julgestuspolitsei ohvitserid peaksid käituma, kui nende ülesanne on kaitsta presidenti, aga mitte tema perekonda kontrollida? Esimesed pidud algasid sügisel 2005. Algul olid need väikesed kogunemised, 5-6 noort, kes tulid Marjaga ja Helenaga aega veetma. Turvamehed nägid neid, aga ei sekkunud. Lapsed ju. Presidendi lapselapsed. Mis halba nad saavad teha? Aga nädalate jooksul kasvasid need kogunemised. 10 inimest. 20. 30. Noored, keda turvamehed ei tundnud, kõndisid läbi lossi uste, öeldes lihtsalt, ma tulin Marja juurde. See oli parool. See oli läbipääsukaart. Ei dokumenti, ei registreerimist, ei küsimusi. Ma tulin Marja juurde ja uks avanes. Ja iga kord, kui turvamees vaatas monitorist, kuidas järjekordne võõras nooruk astub sisse riigi kõige turvatumasse hoonesse, tekkis tema peas sama küsimus, kas ma peaksin helistama ülemusele? Kas ma peaksin ütlema presidendile? Aga siis tuli teine mõte, tugevam, hirmutavam, aga kui president vihastab minu peale? Aga kui ta arvab, et ma sekkun tema pereellu? Aga kui lapselapsed kaebavad, et ma olin ebaviisakas? Ja nii ta ei helistanud. Ja nii ta vaatas. Ja nii ta vaikiski. 30. detsember, aasta 2005. See oli üks mastaapsemaid pidusid. Rüütlid olid ära, komandeeringul või puhkusel, täpseid andmeid pole, aga fakt on see, et nad ei olnud kodus. Ja Marja otsustas tähistada. 50 noort. 50 võõrast inimest Kadrioru lossis. Nad tõid kaasa alkoholi. Nad suitsetasid. Nad liikusid vabalt ringi esindusruumides, kus tavaliselt käivad suursaadikud ja ministrid. Nad istusid diivanitel, kus olid istunud välisriikide presidendid. Ja siis, mingil hetkel, keegi avas ukse, mis viis presidendi ametikabinetti. See ruum, kus Arnold Rüütel allkirjastas seadusi, luges salajasi raporteid, pidas konfidentsiaalset kirjavahetust. Seal, tema laual, lebas paberimajandus, dokumendid, mis ei pruukinud olla templitega, täiesti salajane, aga mis kindlasti ei olnud mõeldud võõraste silmadele. Ja nüüd istus seal, presidendi toolil, tundmatu nooruk. Jalad laual. Käes telefon. Keegi tegi foto. See foto läheb hiljem ajalukku kui üks šokeerivamaid kaadreid Eesti poliitilises ajaloos. Aga sel hetkel, kui see foto tehti, ei teadnud keegi, et see hävitab presidendi karjääri.
turvamees, kes jälgis monitorist, kuidas noored liiguvad kabineti suunas, tundis, kuidas tema süda jääb seisma. Ta teadis, et see on vale. Ta teadis, et ta peaks sekkuma. Aga ta teadis ka, et kui ta läheb sinna ja hakkab lapselapsi ja nende sõpru välja ajama, siis homme hommikul võib tema laual olla vallandamisteade. Mitte ametlikult sekkumise eest, vaid mingil muul ettekäändel. Ülbus. Ebaviisakus perekonna vastu. Ületanud oma volitusi. Eesti riigiasutustes, eriti nende seas, kes olid veel mäletanud nõukogude aega, kehtis kirjutamata reegel, ülemusele halbu uudiseid ei viida. Eriti mitte selliseid uudiseid, mis puudutavad tema perekonda. Ja nii ta istus seal valvekaamerate juures ja vaatas, kuidas võõrad inimesed istuvad presidendi toolil. Ja ta vaikiski. Ja ta ei helistanud. Ja ta lootis, et see kõik läheb mööda ilma tagajärgedeta. Aga mitte miski ei lähe mööda ilma tagajärgedeta. Eriti mitte siis, kui tegemist on teismelistega, kes elavad sotsiaalmeedia ajastul. Need fotod, noorukid presidendi toolil, jalad laual, sigaretid käes katusel, purjus naeratused esindusruumides, need fotod ei jäänud telefoni. Need fotod läksid Orkutisse, tollasesse sotsiaalvõrgustikku, mis oli Eestis populaarne enne Facebooki tulekut. Ja seal, avalikes albumites, nägid neid inimesed, kes ei olnud pidudel. Inimesed, kes ei olnud rüütlisõbrad. Inimesed, kes mõtlesid, see on vale. See on ohtlik. See on lugu, mida avalikkus peab teadma. Ja nii jõudsid need fotod Eesti Televisiooni toimetusse, ajakirjanike Mihkel Kärmase ja Rasmus Kake kätte. Ja kui nad neid fotosid vaatasid, mõistsid nad, et see pole lihtsalt lugu halbadest lastest. See on lugu riigi julgeoleku täielikust kokkuvarisemisest. See on lugu süsteemist, kus hirm on tugevam kui kohustus. 18. jaanuar, aasta 2006. ETV-saade Pealtnägija läheb eetrisse. Ekraanil ilmuvad fotod. Võõrad noored presidendi kabinetis. Jalad laual. Dokumendid laual. Sigaretid katusel, otse presidendi lipu all. Saatejuht räägib rahulikult, aga iga sõna on nagu haamer, kuidas see võimalik on? Kuidas professionaalsed julgestuspolitsei ohvitserid lubasid võõraste inimeste ligipääsu riigipea töölauale? Kus olid turvamehad? Miks nad vaikisid? Eesti ühiskond on šokis. Telefonid hakkavad helisema. Sotsiaalmeedia plahvatab. Inimesed ei räägi mitte ainult sellest, et lapselapsed käitusid halvasti. Nad räägivad sellest, et riik on haavatav. Nad räägivad sellest, et kui teismelised saavad vabalt siseneda presidendi kabinetti, siis kes veel saab? Terroristid. Võõrriikide agendid. Ja kõige hullem küsimus, mis kõlab korduvalt, miks turvamehed ei teinud midagi? Järgmisel päeval, 19. jaanuaril, teevad Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel avaliku pöördumise. Nad paluvad vabandust. Nad ütlevad, et ei teadnud, mis lossis toimus. Nad ütlevad, et usaldavad oma lapselapsi ja et meediarünnak laste vastu on liiga julm. Aga see avaldus ei rahusta kedagi. Sest küsimus pole selles, kas lapselapsed on head või halvad. Küsimus on selles, miks professionaalsed ohvitserid, kelle töö on kaitsta riiki, ei julgenud öelda presidendile tõtt. Miks nad eelistasid vaikida, isegi kui see tähendas riigi julgeoleku ohtu seadmist? Ja see küsimus viib meid sügavamale, tumedamasse kohta Eesti riigiasutuste psühholoogias. Kohta, kus hirm autoriteedi ees on tugevam kui vastutus rahva ees. Siseminister Kalle Laanet algatab teenistusliku järelevalve. Julgestuspolitseis algab sisejuurdlus. Küsitletakse turvamehi. Küsitletakse vahetusvanemaid. Küsitletakse kõiki, kes olid lossis vahetusajal, kui pidud toimusid. Ja aegamööda hakkab selguma pilt, mis on veel šokeerivam kui fotod ise. Selgub, et turvamehed nägid kõike. Nad nägid, kuidas noored tõid sisse alkoholi. Nad nägid, kuidas noored liikusid esindusruumides. Nad nägid, kuidas keegi avas ukse presidendi kabinetti. Aga nad ei sekkunud. Mitte sellepärast, et nad olid laisad või ebaprofessionaalsed. Vaid sellepärast, et nad kartsid. Nad kartsid, et kui nad lähevad ja ütlevad, teie lapselapsed käituvad valesti, siis president vihastab nende peale, mitte laste peale. Nad kartsid, et neid süüdistatakse perekonna asjadesse sekkumises.
Nad kartsid, et nad kaotavad töö. Ja see hirm, see iidne, nõukogudeaegne hirm ülemuse viha ees, osutus tugevamaks kui nende kutse-eetiline kohustus. Aga oli veel üks kiht sellele hirmule. Turvamehed ei kartnud mitte ainult presidenti. Nad kartsid Ingrid Rüütlit. Esileedi, kes oli tuntud kui range ja nõudlik inimene. Lossi personal rääkis vaikselt, et proua Rüütel ei sallinud halbu uudiseid. Kui midagi läks valesti, siis süüdlane leidus kiiresti ja see süüdlane oli tavaliselt keegi personalist, mitte perekonnast. Ja nii tekkis Lossis kultuur, kus inimesed varjasid probleeme. Nad ei rääkinud, kui midagi läks viltu. Nad ei teavitanud, kui lapselapsed tegid midagi ebasobivat. Nad lootsid, et probleem lahendab iseend. Ja see lootus, see naiivne, ohtlik lootus, viis selleni, et 50 võõrast noort said vabalt ringi liikuda hoones, kus igal laual võis lebada dokument, mis oli mõeldud ainult presidendi silmadele. Veebruaris 2006 tuleb välja sisejuurdluse tulemus. Julgestuspolitsei tegevuses olid rängad puudujäägid. Puudusid selged reeglid selle kohta, kuidas käituda presidendi pereliikmete külalistega. Puudus protokoll, mis oleks öelnud, kui lapselaps toob sisse võõra inimese, siis see inimene tuleb registreerida, tema isik tuleb tuvastada ja tema liikumine lossis tuleb piirata. Selliseid reegleid ei olnud. Ja seetõttu said turvamehed hiljem öelda, me ei teadnud, et me peaksime sekkuma. Meil ei olnud õigust sekkuda perekonna eraellu. Aga see argument ei veena kedagi. Sest kui võõras inimene istub presidendi toolil ja tema jalad on laual, kus lebavad riigidokumendid, siis see pole enam tsiperelu. See on riigi julgeolek. Ja seda oleks pidanud kaitsma iga hinna eest. Mitmed ametnikud saavad karistada. Mõned viiakse üle teistele ametikohtadele. Mõned lahkuvad vaikselt. Aga ükski neist ei räägi avalikult. Ükski neist ei ütle, jah, ma kartsin. Ma kartsin, et kui ma sekun, siis mind vallandatakse. Sest see oleks tähendanud tunnistada, et Eesti riigiaparaat, mis peaks olema läbipaistev ja professionaalne, toimib endiselt vana, nõukogudeaegse loogika järgi. Ülemus on alati õigel ja alluvate töö on mitte rääkida tõtt, vaid kaitsta ülemuse mainet. Ja see vaikimine, see institutsionaalne vaikimine, on võib-olla kõige kurvem osa sellest loost. Sest see tähendab, et isegi pärast skandaali, isegi pärast avalikku häbistamist, ei ole süsteem valmis tunnistama oma põhilist viga, hirmukultuuri. Aga lugu ei lõppe sisejuurdlusega. Sest 2006 on valimisaasta. Arnold Rüütel kandideerib teiseks ametiajaks. Ja kuigi ta on endiselt populaarne maarahva seas, on Kadrioru skandaal tekitanud pragusid tema kuvandis. Inimesed küsivad, kui ta ei suutnud kontrollida oma lapselapsi, kuidas ta saab kontrollida riiki. Kui tema enda turvamehed ei julgenud talle tõtt öelda, siis kes veel ei julge? Ja need küsimused, need kahtlused, need hirmud hakkavad aegamööda murendama tema toetust. Opositsioon kasutab skandaali relvana. Meedia tuleb ikka ja jälle tagasi fotode juurde. Ja kuigi Rüütli toetajad üritavad öelda, et see on poliitiline tellimustöö, et fotod lekitati meediasse teadlikult just valimisaasta alguses, ei muuda see fakti, fotod on ehtsad, sündmused on tõesed ja riigi julgeolek oli ohus. 23. september, aasta 2006. Valimiskogu valib uueks presidendiks Toomas Hendrik Ilvese. Arnold Rüütel kaotab. Ja kuigi kaotuse põhjuseid on palju, majanduslikud reformid, poliitilised liidud, generatsiooniline muutus, on Kadrioru skandaal üks nähtavamaid, valulisemaid põhjuseid. See oli hetk, mil Eesti ühiskond nägi, et vana kord, vana mentaliteet, vana hirmukultuur ei tööta enam. Ja see oli hetk, mil riik otsustas, et on aeg muutuda. Aga mis sai nendest turvameestest, kes vaikisid? Mis sai nendest ohvitseridest, kes vaatasid monitorist, kuidas võõrad noored istuvad presidendi toolil ja ei teinud midagi? Enamik neist jätkab tööd julgeolekustruktuurides. Mõned pensionile. Mõned uutele ametikohtadele. Aga ükski neist ei räägi avalikult sellest, mida nad tundsid sel hetkel, kui nad pidid valima, kas kaitsta riiki või kaitsta oma töökohta. Ja see vaikimine jätkub tänaseni. Sest tunnistada, et sa valisid valesti, tähendaks tunnistada, et sa oled osa süsteemist, mis eelistas hierarhiat julgeolekule. Ja see on tunnistus, mida on raske teha. Aga ehk kõige kurvem osa sellest loost pole isegi mitte turvameeste vaikimine.
kõige kurvem osa on see, et Maria ja Helena, 2 teismelist tüdrukut, kes elasid läbi rasket aega, kes olid eraldatud oma emast, kes otsisid tähelepanu ja armastust, said avalikkuse silmis süüdlasteks. Neid nimetati halbadeks lasteks. Neid süüdistati presidendi karjääri hävitamises. Aga tegelikult olid nad lihtsalt lapsed, kes kasvasid üles keskkonnas, kus puudusid selged piirid, kus täiskasvanud ei julgenud öelda ei ja kus võim oli nii lähedal, et see moonutas kõiki suhteid. Nad ei olnud kurjad. Nad olid eksinud. Ja süsteem, mis pidi neid kaitsma, ei kaitsnud. Süsteem, mis pidi neid suunama, ei suunanud. Süsteem vaikis. Ja see vaikimine maksis neile, nende vanaisale ja kogu Eesti riigile kõrge hinna. Täna, kui me vaatame tagasi Kadrioru skandaalile, näeme me selles mitte ainult lugu halbadest lastest või ebaprofessionaalsetest turvameestest. Me näeme lugu süsteemist, mis ei olnud valmis muutuma. Lugu kultuurist, kus hirm oli tugevam kui kohustus. Lugu riigist, mis pidi õppima valusat õppetundi, et julgeolek ei ole ainult relvad ja kaamerad. Julgeolek on ka julgus öelda tõtt. Julgus sekkuda. Julgus riskida oma töökoha nimel, et kaitsta midagi suuremat. Ja see julgus puudus sel ööl, kui 5 teismelist istusid Kadrioru lossi katusel, otse presidendilipu all ja vaatasid alla tühjale tänavale, teadmata, et nende fotod muudavad Eesti ajalugu. Aga üks küsimus jääb, kas see oleks võinud minna teisiti? Kas kui üks turvamees oleks olnud piisavalt julge, et helistada presidendile ja öelda, härra president, teie lapselapsed toovad lossi võõraid inimesi ja see on ohtlik, kas siis oleks kõik muutunud? Kas Arnold Rüütel oleks võitnud valimised? Kas Eesti riigi julgeolekukultuur oleks muutunud varem? Me ei tea. Aga me teame seda, vaikimine ei muuda kunagi midagi paremaks. Vaikimine ainult süvendab haavu. Ja need haavad, mis tekkisid Kadrioru lossis aastatel 2005 kuni 2006, on endiselt Eesti riigiaparaadi kehas, nähtamatud, aga tuntavad. Ja kuni me ei räägi nendest valjusti, kuni me ei tunnista, et hirm oli tugevam kui kohustus, ei saa me kunagi täielikult mõista, miks professionaalsed ohvitserid vaikisid, kui riik oli ohus. Kujutage ette inimest, kes on kogu oma täiskasvanuelu pühendanud ühele ainsale põhimõttele, kaitsta. Mitte küsida, mitte kahelda, mitte arutleda, lihtsalt kaitsta. See inimene on läbinud karmid väljaõpped, tulistamisharjutused, psühholoogilised testid. Ta on õppinud ära kõik protokollid, kõik evakuatsioonimarsruudid, kõik võimalikud ohuolukorrad. Ta teab, kuidas käituda, kui tuleb terrorist. Ta teab, kuidas käituda, kui tuleb tulekahju. Ta teab isegi, kuidas käituda, kui president saab südamerabanduse. Aga mida ta ei tea, on see, kuidas käituda, kui oht tuleb seestpoolt. Kui oht on presidendi enda lapselaps, kes toob lossi võõraid inimesi. Kui oht on mitte relv, vaid usalduse kuritarvitamine. Ja kui kõige suurem oht on see, et kui ta sekkub, siis homme hommikul võib tema karjäär olla läbi. See on dilemma, mida ükski väljaõpe ei õpeta lahendama. See on valik, mida ükski protokoll ei kirjelda. Ja see on hetk, mil inimene peab otsustama, kas ma olen sõdur, kes kaitseb riiki, või ametnik, kes kaitseb oma töökohta. Aasta 2005, oktoober. Julgestuspolitsei vahetusvanem Toomas, me ei kasuta tema pärisnime, sest ta ei ole kunagi andnud avalikku intervjuud, istub Kadrioru lossi julgeolekukeskuses ja vaatab monitoreid. 24 ekraani. 24 nurka, mida ta peab jälgima. Peauks. Tagauks. Esindusruumid. Koridorid. Aed. Värav. Kõik on rahulik. President on kabinetis, töötab dokumentidega. Esileedi on raamatukogus, valmistab ette loengut. Lapselapsed on oma toas. Tavaline õhtu. Aga siis, kell 22:30, heliseb telefon Peaukse juures. Turvamees võtab vastu. Kuuleb noore tüdruku häält. Tere, siin on Maria. Minu sõbrad tulevad külla. Palun laske nad sisse. Turvamees vaatab monitori. Näeb väravas seisvat autot. 5 noort. Ei ühtegi tuttavat nägu. Ta vajutab nuppu, mis ühendab ta vahetusvanemaga. Härra Toomas, Maria ütleb, et tema sõbrad tulevad. 5 inimest. Kas ma lasen sisse? Ja nüüd, sellel hetkel, peaks Toomas küsima, kes need inimesed on. Kas neil on dokumendid?
kas Maria on saanud loa presidendilt või proua Rüütlilt. Aga ta ei küsi. Sest ta teab, et kui ta küsib, siis Maria võib vihastada. Ja kui Maria vihastab, siis ta läheb vanaisale ja ütleb, sinu turvamees oli ebaviisakas minu sõprade vastu. Ja siis tuleb koosolek. Ja siis tuleb selgitus. Ja siis tuleb küsimus, miks sa ei usalda presidendi lapselast. Ja nii Toomas ütleb, lase sisse. 5 noort astuvad lossi. Nad ei tea, et nad astuvad kohta, kus iga samm peaks olema registreeritud. Nad ei tea, et nad astuvad kohta, kus tavaliselt külastavad ainult inimesed, kelle tausta on kontrollitud kuude kaupa. Nad lihtsalt astuvad sisse, naeratavad turvamehele ja lähevad üles Maria juurde. Ja Toomas vaatab monitorist, kuidas nad kaovad koridori. Ta tunneb, kuidas tema kõhus tekib ebamugav tunne. Midagi on valesti. Aga ta ei tea, mis. Või õigemini, ta teab, aga ta ei julge seda endale tunnistada. Sest tunnistada, et midagi on valesti, tähendaks tunnistada, et ta peaks midagi tegema. Ja teha midagi tähendaks riskida. Ja nii ta istub seal, monitoride ees, ja vaatab, kuidas 5 võõrast noort liiguvad vabalt hoones, kus peaks olema riigi kõige turvalisem koht. Ja ta ei tee midagi. Aga see pole ainult Toomase lugu. See on iga turvamehe lugu, kes töötas Kadrioru lossis aastatel 2005 kuni 2006. Nad kõik nägid. Nad kõik teadsid. Ja nad kõik vaikisid. Miks? Sest nad kõik mäletasid juhtumit, mis oli juhtunud aasta varem. Üks turvamees, nimetagem teda Mihkeliks, oli proovinud sekkuda. Maria oli tahtnud minna õhtul kella 11 ajal välja, ilma saatjata, ilma teavitamata vanavanemat. Mihkel oli öelnud, vabandust, aga ma pean küsima presidendilt luba. Maria oli vihastanud. Ta oli läinud vanaisale. Ja järgmisel päeval oli Mihkel kutsutud kantselei juhataja kabinetti. Mitte presidendi kabinetti, Arnold Rüütel ei tegelenud kunagi selliste väikeste asjadega, vaid kantselei juhataja kabinetti. Ja seal oli talle öeldud, Mihkel, sa pead mõistma. Maria on pereliige. Ta ei ole vang. Ta ei ole kahtlusalune. Ta on presidendi lapselaps. Ja kui ta tahab välja minna, siis ta läheb välja. Sinu töö on kaitsta teda, mitte teda vangistada. Mihkel oli püüdnud selgitada, aga protokoll ütleb, et alaealised peavad. Aga kantselei juhataja oli katkestanud, protokoll ei ole kirjutatud presidendi perekonna jaoks. Protokoll on kirjutatud võõraste jaoks. Ja Mihkel oli mõistnud, kui sa tahad siin töötada, siis sa pead õppima, millal vaadata mujale. See õppetund oli jõudnud kõigi turvameeste kõrvadesse. Mitte ametlikult, mitte kirjalikult, vaid vaikselt, koridorides, vahetuste vahel. Ära sekku perekonna asjadesse. Kui lapselapsed teevad midagi, siis vaata mujale. Kui sa tahad probleeme, siis mine ja ütle presidendile, et tema lapselapsed käituvad halvasti. Ja nii tekkis lossis kultuur, kus turvamehed ei olnud enam turvamehed. Nad olid vaatlejad. Nad vaatasid, kuidas noored tõid sisse alkoholi. Nad vaatasid, kuidas noored suitsetasid koridorides. Nad vaatasid, kuidas noored läksid ruumidesse, kuhu nad ei peaks minema. Ja nad ei teinud midagi. Sest nad teadsid, kui nad teevad midagi, siis nemad on need, kes saavad karistada. Mitte noored. Nemad. Aga oli veel üks kiht sellele vaikimisele. Kiht, millest ei räägitud isegi turvameeste vahel. See oli hirm Ingrid Rüütli ees. Esileedi, kes oli tuntud kui naine, kes ei sallinud vabandusi. Kes ei sallinud vigu. Kes ei sallinud inimesi, kes tõid talle halbu uudiseid. Lossi koristajad rääkisid vaikselt, kuidas proua Rüütel oli kord karjunud teenijale, kes oli unustanud panna õigesse kohta tema lemmikraamatu. Köögitöötajad rääkisid, kuidas proua Rüütel oli saatnud tagasi terve õhtusöögi, sest üks kaste oli liiga soolane. Ja turvamehed rääkisid, kuidas proua Rüütel oli nõudnud ühe ohvitseri vallandamist, sest too oli unustanud avada talle ust. Need lood võisid olla liialdatud. Need lood võisid olla osaliselt valed. Aga need lood loovad atmosfääri. Ja see atmosfäär oli selline, ära vihasta proua Rüütlit. Sest kui sa vihastad proua Rüütlit, siis sa ei tööta siin enam homme.
ja nii, kui turvamehed nägid, kuidas Maria ja Helena korraldasid pidusid, kui nad nägid, kuidas noored liikusid vabalt ringi, kui nad nägid, kuidas keegi avas ukse presidendi kabinetti, siis nad ei mõelnud, ma pean presidenti kaitsma. Nad mõtlesid, ma pean ennast kaitsma. Sest nad teadsid, et kui nad lähevad proua Rüütlile ja ütlevad, teie lapselapsed käituvad valesti, siis proua Rüütel ei ütle, tänan, et te mulle ütlesite. Proua Rüütel ütleb, kuidas te julgete süüdistada minu lapselapsi? Kuidas te julgete sekkuda minu pereellu? Ja siis tuleb koosolek. Ja siis tuleb uurimine. Ja siis tuleb küsimus, kas te olete siin selleks, et kaitsta presidenti, või selleks, et laimata tema perekonda? Ja nii nad vaikisid. Ja nii nad vaatasid. Ja nii nad lasid kõigel juhtuda. Aga mis toimus nende peas neil öödel, kui nad istusid monitoride ees ja vaatasid, kuidas võõrad noored liiguvad presidendi lossis? Üks endine turvamees, kes nõustus rääkima anonüümselt, kirjeldas seda nii, sa istud seal ja sa tead, et see on vale. Sa tead, et kui homme tuleb terrorirünnak, siis need noored on juba kaardistanud kogu hoone. Nad teavad, kus on presidendi kabinet. Nad teavad, kus on magamistuba. Nad teavad, kus on evakuatsiooniteed. Ja sa tead, et kui keegi neist noortest on võõra riigi agent, siis ta on saanud informatsiooni, mida ta ei peaks kunagi saama. Aga sa tead ka, et kui sa lähed ja ütled seda valjusti, siis sind süüdistatakse paranoias. Sind süüdistatakse selles, et sa näed ohtu seal, kus seda pole. Sest kuidas saab presidendi lapselaps olla oht? Kuidas saab 15-aastane tüdruk olla julgeolekurisk? Ja nii sa istud seal ja sa vaatad ja sa loodad, et kõik läheb hästi. Sa loodad, et need noored lihtsalt joovad natuke, naeravad natuke ja lähevad siis koju. Sa loodad, et mitte keegi ei tee fotot. Sa loodad, et mitte keegi ei räägi. Aga sa tead, et see on lootus, mitte plaan. Ja sa tead, et lootus ei ole kunagi piisav. Detsember 2005. Pidude sagedus kasvab. Iga nädal tuleb uusi noorukeid. Iga nädal on monitoridel näha võõraid nägusid. Ja iga nädal muutub Toomase ebamugavustunne tugevamaks. Ta hakkab märkmeid tegema. Mitte ametlikult ei ole midagi valesti, vaid endale. Ta kirjutab üles kuupäevad. Ta kirjutab üles, mitu inimest tuli. Ta kirjutab üles, mis kellaaegadel nad lahkusid. Ta ei tea, miks ta seda teeb. Võib-olla sellepärast, et kui midagi juhtub, siis tal on tõendid, et ta märkas. Või võib-olla sellepärast, et ta loodab, et keegi kunagi küsib, miks sa ei teinud midagi. Ja siis ta saab öelda, ma tegin. Ma märkisin. Ma dokumenteerisin. Aga mul ei olnud õigust sekkuda. Aga need märkmed jäävad tema sahtlisse. Ta ei näita neid kellelegi. Sest näidata neid tähendaks tunnistada, et ta kahtleb. Ja kahelda tähendaks riskida. Aga siis tuleb õhtu, mis muudab kõike. 30. detsember, aasta 2005. Rüütlid on ära. Täpselt ei tea keegi, kus, mõned ütlevad, et nad olid puhkusel, teised ütlevad, et komandeeringul, aga fakt on see, et nad ei ole lossis. Ja Maria otsustab korraldada suure peo. Ta helistab sõpradele. Sõbrad helistavad oma sõpradele. Ja õhtuks on lossi ees järjekord. 50 noort. 50 võõrast inimest, kellest enamikku turvamehed ei tunne. Toomas vaatab monitori ja tunneb, kuidas tema süda jääb seisma. See pole enam väike kogunemine. See on massiüritus. See on kontrollimatu. See on ohtlik. Ta võtab telefoni. Ta helistab oma ülemusele. Härra ülem, siin on olukord. 50 noort tahavad lossi. Maria ütleb, et see on tema pidu. Aga ma arvan, et me peaksime, et... Ülemus katkestab, kas president on kodus? Ei, ta on ära. Kas proua Rüütel on kodus? Ei, ka tema on ära. Siis las nad tulevad. Kui vanemad pole kodus, siis lapselapsed võivad sõpru kutsuda. See on nende kodu. Toomas püüab, aga 50 inimest. Ülemus katkestab jälle. Toomas, kui sa helistad presidendile ja ütled, et sa ei lasknud tema lapselaste sõpru sisse, siis homme sa ei tööta siin enam. Kas sa mõistad? Toomas mõistab. Ta paneb telefoni. Ja ta ütleb peaukse turvamehele, lase nad sisse. Ja nii nad tulevad. 50 noort, kellest paljud on juba purjus enne lossi jõudmist.
Nad toovad kaasa alkoholi. Nad toovad kaasa muusikat. Nad toovad kaasa selle teismelise energia, mis on pool aega nali ja pool aega kaos. Ja nad hakkavad liikuma. Esindusruumidesse. Koridoridesse. Üles treppidest. Alla treppidest. Ja turvamehed vaatavad monitoridest ja ei tee midagi. Sest neile on öeldud, ära sekku. Aga siis, kell 2 öösel, juhtub midagi, mis ületab kõik piirid. Keegi avab ukse, mis viib presidendi ametikabinetti. See uks peaks olema lukus. See uks on alati lukus, kui president ei ole kabinetis. Aga sel ööl, mingil põhjusel, kas keegi unustas lukustada või keegi leidis võtme, see uks avaneb. Ja grupp noorukeid läheb sisse. Toomas näeb seda monitorist. Ta näeb, kuidas 5 noort astuvad kabinetti. Ta näeb, kuidas üks neist istub presidendi toolile. Ta näeb, kuidas teine võtab telefoni ja hakkab fotot tegema. Ja ta teab, et see on punkt, kus tagasiteed pole. See on hetk, mil ta peab otsustama, kas ta läheb sinna ja peatab nad või ta vaatab ja loodab, et keegi ei saa kunagi teada. Ja ta valib vaatamise. Mitte sellepärast, et ta on nõrk. Mitte sellepärast, et ta on ükskõikne. Vaid sellepärast, et ta on õppinud, et selles süsteemis ei preemiata julgust. Selles süsteemis karistatakse neid, kes räägivad tõtt. Ja nii ta istub seal monitoride ees ja vaatab, kuidas võõrad noored istuvad presidendi toolil, jalad laual, dokumendid laual ja teevad fotosid. Ja ta ei tee midagi. Aga mis toimub tema sees? Hiljem, kui skandaal on puhkenud ja ajakirjanikud küsivad, miks te ei sekkunud? Siis turvamehed ütlevad, meil ei olnud õigust. Aga see pole tõde. Tõde on see, et neil oli hirm. Hirm, mis on tugevam kui kohustus. Hirm, mis on tugevam kui eetika. Hirm, mis on tugevam kui riigikaitseinstinkt. Ja see hirm ei ole isiklik nõrkus. See hirm on süsteemi produkt. Süsteemi, kus hierarhia on tähtsam kui tõde. Süsteemi, kus ülemuse rahulolu on tähtsam kui riigi julgeolek. Süsteemi, kus inimesed on õppinud, et kui sa tahad ellu jääda, siis sa pead õppima, millal vaadata mujale. Ja nii need fotod tehakse. Fotod, mis lähevad Orkutisse. Fotod, mis jõuavad ajakirjanike kätte. Fotod, mis hävitavad presidendi karjääri. Aga sel ööl, kui need fotod tehakse, ei tea keegi veel, mis tuleb. Sel ööl on lihtsalt 50 noort, kes peavad pidulossis ja 10 turvameest, kes vaatavad monitoridest ja ei tee midagi. Ja see vaikimine, see kollektiivne vaikimine, on võib-olla kõige kohutavam osa sellest loost. Sest see ei ole ühe inimese viga. See on süsteemi viga. Süsteemi, mis õpetas inimesi kartma rohkem oma ülemust kui vaenlast. Aga kas see oleks võinud minna teisiti? Kas kui Toomas oleks olnud sel ööl julgem, kui ta oleks läinud kabinetti ja öelnud, palun lahkuge, see on keelatud ala, kas siis oleks kõik muutunud? Võib-olla. Aga võib-olla mitte. Sest probleem ei olnud Toomases. Probleem oli süsteemis, mis lõi Toomase. Süsteemis, mis ütles talle iga päev, sinu töö ei ole mõelda, sinu töö on kuuletuda. Ja kui kuuletus tähendab vaikimist, siis vaiki. Ja nii ta vaikiski. Ja nii vaikusid nad kõik. Ja see vaikimine maksis Eesti riigile hinna, mida me alles aastate pärast hakkasime mõistma. Aga mis toimus nende noortega, kes olid sel ööl lossis? Mis toimus nende peas, kui nad istusid presidendi toolil ja tegid fotosid? Kas nad mõistsid, mida nad teevad? Kas nad mõistsid, et nad rikuvad mitte ainult reegleid, vaid ka usaldust? Või olid nad lihtsalt teismelised, kes nägid võimalust teha midagi keelatud ja ei mõelnud tagajärgedele? Üks neist noortest, nimetagem teda Kaspiks, rääkis hiljem anonüümselt, me ei mõelnud, et see on nii suur asi. Me mõtlesime, et see on lihtsalt tühi ruum. President ei ole kodus, nii et miks me ei või seal olla? Me ei puudutanud midagi. Me lihtsalt istusime ja tegime fotosid. Me ei teadnud, et need fotod lähevad internetti. Me ei teadnud, et need fotod hävitavad kellegi karjääri. Me olime lihtsalt lapsed, kes tahtsid olla cool. Aga see cool olemine maksis. Mitte ainult presidendile. Mitte ainult turvameestele. Vaid ka neile noortele endile.
Sest kui skandaal puhkes, kui fotod ilmusid televisioonis, kui kogu Eesti rääkis sellest, mis lossis toimus, siis need noored said avalikkuse silmis süüdlasteks. Neid nimetati halbadeks lasteks. Neid nimetati hoolimatud teismelised. Neid nimetati isegi julgeolekuohuks. Ja kuigi enamik neist ei olnud kunagi teinud midagi kurja, nad ei olnud varastanud, nad ei olnud ründanud, nad ei olnud isegi teadlikult rikkunud seadust, said nad kanda kleepsu, mida nad ei suutnud kunagi maha pesta. Nad olid need lapsed, kes hävitasid Rüütli. Aga kas see on õiglane? Kas on õiglane süüdistada teismelisi, kes ei mõistnud tagajärgi, selle asemel, et süüdistada täiskasvanuid, kes mõistsid, aga ei teinud midagi? Kas on õiglane öelda, et Maria ja Helena on süüdi, kui tegelikult olid süüdi need, kes lasid neil teha, mida nad tahtsid? Need, kes ei öelnud ei. Need, kes vaikisid, kui nad oleksid pidanud rääkima. See on küsimus, millele Eesti ühiskond ei ole siiani vastanud. Sest on lihtsam süüdistada lapsi, kui tunnistada, et täiskasvanud ei täitnud oma kohustust. Ja Maria ja Helena ise? Kuidas nemad seda kõike kogesid? Nad ei ole kunagi andnud avalikku intervjuud. Nad ei ole kunagi rääkinud sellest, mis toimus nende peas sel ajal, kui kogu riik rääkis nende pidudest. Aga inimesed, kes neid tundsid, räägivad, et nad olid šokis. Nad ei mõistnud, miks see on nii suur skandaal. Nad ei mõistnud, miks nende vanavanemad süüdistatakse. Nad ei mõistnud, miks nende fotod on televisioonis. Nad mõtlesid, et nad lihtsalt veetsid aega sõpradega. Nad mõtlesid, et nad lihtsalt elasid oma elu. Aga nende elu oli muutunud poliitiliseks relvaks. Nende elu oli muutunud tõendiks selle kohta, et Arnold Rüütel ei suuda kontrollida oma perekonda. Ja see oli ebaõiglane. Sest nad ei palunud seda. Nad ei tahtnud olla poliitilise skandaali keskmes. Nad tahtsid lihtsalt olla teismelised. Aga süsteem ei hooli sellest, mida sa tahad. Süsteem hoolib sellest, mida sa esindad. Ja Maria ja Helena esindasid midagi, mis oli Eesti ühiskonnale ebamugav. Nad esindasid seda, mis juhtub, kui võim muutub liiga isiklikuks. Kui riigipea kodu muutub riigi esindushooneks. Kui perekond muutub institutsiooniks. Ja kui institutsioon ei suuda enam eristada, kus lõpeb perekond ja kus algab riik. See oli Kadrioru lossi tragöödia. Mitte see, et lapsed käitusid halvasti. Vaid see, et keegi ei osanud öelda, kus on piir. Jaanuar 2006. Skandaal on puhkenud. Meedia on täis fotosid. Ühiskond on šokis. Ja Kadrioru lossis valitseb vaikus. Turvamehed ei räägi. Kantselei ei räägi. Isegi Maria ja Helena ei räägi. Kõik ootavad, et keegi ütleb, mis edasi saab. Ja siis 19. jaanuaril teevad Arnold Rüütel ja Ingrid Rüütel avaliku pöördumise. Nad seisavad kaamera ees, kaks vana inimest, kes näevad välja väsinud ja valus. Ja nad ütlevad, me palume vabandust. Me ei teadnud, mis meie lossis toimus. Me usaldame oma lapselapsi. Me armastame neid. Ja me palume, et meedia ei ründaks neid. Nad on lapsed. Nad ei mõistnud, mida nad teevad. Aga see vabandus ei rahusta kedagi. Sest küsimus pole selles, kas lapsed mõistsid. Küsimus on selles, miks täiskasvanud ei sekkunud. Miks turvamehed ei öelnud presidendile, mis toimub? Miks kantselei ei kehtestanud reegleid? Miks keegi ei võtnud vastutust enne, kui oli liiga hilja? Ja need küsimused jäävad õhku rippuma. Need küsimused muutuvad süüdistusteks. Ja need süüdistused muutuvad poliitiliseks relvaks, mida opositsioon kasutab iga kord, kui Rüütli nimi mainitakse. Aga kõige kurvem hetk tuleb mõni päev hiljem, kui julgestuspolitsei algatab sisejuurdluse. Turvamehed kutsutakse ükshaaval ülekuulamisele. Neilt küsitakse, miks te ei sekkunud? Ja nad vastavad, meil ei olnud õigust. Miks te ei teavitanud presidenti? Me ei tahtnud sekkuda pereellu. Miks te ei peatanud noorukeid, kui nad läksid presidendi kabinetti? Me ei teadnud, et see on nii suur probleem. Iga vastus on tehniliselt tõene. Aga iga vastus on ka vale. Sest tõeline vastus on, me kartsime. Me kartsime, et kui me sekkume, siis me kaotame töö. Me kartsime, et kui me räägime tõtt, siis meid süüdistatakse. Me kartsime rohkem oma ülemust kui vaenlast.
Aga seda vastust ei ütle keegi valjusti. Sest öelda seda valjusti tähendaks tunnistada, et Eesti riigiaparaat, mis peaks olema professionaalne ja läbipaistev, toimib endiselt hirmul. Ja nii sisejuurdlus lõpeb poolikute vastustega. Mõned turvamehed saavad karistada mitte vallandamist, vaid hoiatusi, ülekandmisi teistele ametikohtadele. Mõned lahkuvad vabatahtlikult. Aga ükski neist ei räägi avalikult sellest, mida nad tundsid. Ükski neist ei ütle, jah, ma tegin vea. Ma valisin oma töö riigi ees. Ja ma kahetsen. Sest selline tunnistus oleks liiga aus. Selline tunnistus oleks liiga valus. Ja nii vaikimine jätkub. Isegi pärast skandaali. Isegi pärast sisejuurdlust. Isegi pärast seda, kui Arnold Rüütel kaotab valimised. Vaikimine jätkub, sest see on ainus viis, kuidas need inimesed saavad edasi elada. Aga mis jääb alles pärast vaikimist? Mis jääb alles, kui kõik on öeldud ja tehtud, kui fotod on unustatud ja uudised on vanad? Jääb alles küsimus, kas me õppisime midagi? Kas Eesti riik õppis, et julgeolek ei ole ainult protokollid ja kaamerad, vaid ka julgus öelda tõtt? Kas me õppisime, et hierarhia ei tohi kunagi olla tähtsam kui kohustus? Kas me õppisime, et vaikimine ei kaitse kedagi, ei presidenti, ei lapsi, ei turvamehi? Või jätkame me endiselt samas süsteemis, kus inimesed kardavad rohkem oma ülemust kui vaenlast? Kujutage ette, et te olete arst ja teie patsient on surev. Te näete sümptomeid. Te näete, kuidas keha aeglaselt alistub. Aga patsient ei taha kuulda diagnoosi. Tema perekond ei taha kuulda diagnoosi. Ja teie kolleegid ütlevad teile, ära räägi. Las ta sureb rahus. Kas te räägite? Kas te ütlete tõde, teades, et see võib teid maksma töökoha? Või vaatate te, kuidas patsient sureb ja ütlete hiljem, ma teadsin, aga mul ei olnud õigust sekkuda. See oli dilemma, millega silmitsi seisid need, kes töötasid Kadrioru lossis aastatel 2005–2006. Nad nägid, kuidas süsteem haigestub. Nad nägid, kuidas usaldus mureneb. Nad nägid, kuidas riigi julgeolek muutub naljaks. Aga nad vaikisid. Ja see vaikimine ei olnud lihtsalt moraalne viga. See oli süsteemi haigus. Haigus, mis oli kasvanud aastakümneid. Haigus, mille nimi on hirm. Ja nüüd, kui me vaatame tagasi, peame küsima, kas keegi oleks saanud seda haigust ravida. Või oli juba liiga hilja? Aasta 2005 november. Kadrioru lossi arhiivis, keldriruumis, kus hoitakse dokumente, mida avalikkus ei näe kunagi, on üks kapp, mille silt ütleb julgeolekuprotokollid 2003-2006. Selles kapis on paksud köited, kus on kirjas iga külastaja nimi, kes on lossi astunud. Iga kohtumine, iga üritus, iga protokolliline visiit. Aga kui te avate köite, mis vastab sügisele 2005, näete te midagi kummalist, lehekülgi, kus on ainult kuupäev ja kellaaeg, aga mitte ühtegi nime. Tühjad read. Kümneid tühje ridu. Ja kui te küsite arhivaaridelt, mis juhtus, siis nad ütlevad, need olid perekondlikud külastused. Neid ei registreeritud. Aga see pole tõde. Tõde on see, et keegi otsustas, et neid külastusi ei tohi registreerida. Keegi otsustas, et kui Maria ja Helena toovad sõpru, siis nende nimesid ei kirjutata üles. Sest kui neid kirjutatakse üles, siis on tõend. Ja kui on tõend, siis on vastutus. Ja vastutust ei tahtnud keegi. Aga miks? Miks keegi otsustas, et presidendi lapselaste sõpru ei tohi registreerida? Kes tegi selle otsuse? Ja millal? Need on küsimused, millele sisejuurdlus ei vastanud kunagi täielikult. Aga inimesed, kes töötasid lossi kantseleis, räägivad vaikselt ühest koosolekust, mis toimus oktoobris 2005. Koosolekust, kus kantselei juhataja ütles turvameestele, kuulge, meil on probleem. Lapselapsed toovad sõpru. Palju sõpru. Ja kui me hakkame neid kõiki registreerima, siis see näeb välja, nagu me ei usalda neid. Ja kui me ei usalda neid, siis nad lähevad presidendile ja kaebavad. Ja siis meil on suurem probleem. Nii et vaadake mujale. Kui nad tulevad, las nad tulevad. Kui nad lähevad, las nad lähevad. Ärge tehke numbrit. Ja nii protokoll muutus soovituseks. Ja soovitus muutus vaikimiseks. Ja vaikimine muutus tavaks.
Aga see tava tähendas, et igal õhtul, kui Maria ja Helena kutsusid sõpru, astusid Kadrioru lossi inimesed, kelle nimesid ei teadnud keegi. Inimesed, kelle tausta ei kontrollitud. Inimesed, kes võisid olla kes tahes. Ja see, kes tahes, on see, mis teeb julgeolekuohvitserid öösel ärkama. Sest terrorismis, luuretegevuses, riigireetmises, kõigis neis asjades algab kõik ühest asjast, ligipääsust. Kui sa saad sisse, siis sa saad informatsiooni. Kui sa saad informatsiooni, siis sa saad võimu. Ja need noored, kes astusid lossi läbi peaukse, öeldes lihtsalt, ma tulin Maria juurde, said ligipääsu, mida ei oleks tohtinud saada keegi, kes ei ole läbinud julgeolekukontrolli. Üks endine kaitsepolitsei ohvitser, kes ei töötanud lossis, aga kes analüüsis hiljem seda juhtumit, ütles, kujutage ette, et te olete võõrriigi luureagent. Te tahate saada informatsiooni Eesti presidendi kohta. Te tahate teada, millised on tema harjumused, tema päevakava, tema nõrkused. Kuidas te seda teete? Te ei lähe ju otse lossi väravasse ja ütlege, tere, ma olen spioon, palun laske mind sisse. Ei. Te lähete kooli, kus käivad presidendi lapselapsed. Te sõbrustute nendega. Te muutute nende usaldusisikuks. Ja siis, ühel päeval, teid kutsutakse pidule. Ja te lähete. Ja te vaatate. Ja te meelde jätate. Ja te lähete tagasi oma ülemuste juurde ja te ütlete, ma olin presidendi lossis. Ma nägin, kus on tema kabinet. Ma nägin, kus on tema magamistuba. Ma nägin, kes on tema turvamehed. Ma nägin, millised on tema nõrkused. Ja see informatsioon on kuld väärt. Kas keegi neist noortest, kes käisid Kadrioru lossis aastatel 2005 kuni 2006, oli võõrriigi agent? Tõenäoliselt mitte. Aga kas keegi kontrollis? Ei. Ja see ei on see, mis teeb selle loo nii kohutavaks. Detsember 2005. Arnold Rüütel on 77 aastat vana. Ta on olnud president 5 aastat. Ja need 5 aastat on jätnud jälje. Inimesed, kes nägid teda esimest korda aastal 2001, kui ta valiti, ja kes näevad teda nüüd aastal 2005, ütlevad sama asja, ta on vananenud. Mitte lihtsalt vananenud nii, nagu kõik inimesed vananevad. Vaid vananenud nii, nagu vananevad inimesed, kes kannavad kogu riigi raskust oma õlgadel. Tema juuksed on muutunud täielikult hõbedasteks. Tema nägu on muutunud kortsulisemaks. Tema kõnnak on muutunud aeglasemaks. Tema pilk on muutunud väsinumaks. Ja inimesed, kes töötavad tema lähedal, näevad veel midagi, nad näevad, kuidas ta hakkab unustama väikeseid asju. Kuidas ta küsib sama küsimust 2 korda. Kuidas ta vaatab mõnikord tühja punkti ja näib olevat kuskil mujal. Kas see on lihtsalt vananemine? Või on see midagi enamat? Tema isiklik arst, kes ei ole kunagi andnud avalikku intervjuud, kirjutas oma eramärkmetesse, mida avaldati alles aastaid hiljem, patsient näitab väsimuse märke. Unehäired. Mäluprobleemid. Soovitatav oleks puhkus, aga ta keeldub. Ütleb, et riik vajab teda. Ütleb, et ta ei saa puhata, kui on nii palju tegemata tööd. Aga mis on see tegemata töö, millest president räägib? Kas see on riigi juhtimine? Või kas see on midagi isiklikumat? Kas see on süütunne selle üle, et ta ei ole piisavalt hea vanaisa? Kas see on hirm selle ees, et tema perekond laguneb? Kas see on teadmine, et midagi on valesti, aga ta ei tea, mis? Inimesed, kes olid Rüütliga lähedased, räägivad, et ta rääkis sageli oma lapselastest. Ta rääkis sellest, kui raske on neil olnud. Ta rääkis sellest, kuidas ta tahab neile pakkuda stabiilsust. Ta rääkis sellest, kuidas ta loodab, et nad leiavad oma tee. Aga ta ei rääkinud kunagi sellest, mis lossis tegelikult toimus. Kas ta ei teadnud? Või kas ta ei tahtnud teada? See on küsimus, millele me ei saa kunagi vastust. Sest Arnold Rüütel ei ole kunagi rääkinud avalikult sellest, mida ta teadis ja millal. Aga inimesed, kes töötasid tema kantseleis, ütlevad, et oli hetki, mil ta küsis, kuidas lapsed on. Kas kõik on korras? Ja siis keegi vastas, jah, härra president, kõik on korras. Ja ta uskus. Sest ta tahtis uskuda. Aga Ingrid Rüütel? Kas tema teadis? Esileedi, kes oli tuntud kui naine, kes teab kõike, mis tema kodus toimub. Kes kontrollib iga detaili. Kes ei lase mitte midagi libiseda.
Kas tema teadis, et tema lapselapsed korraldasid pidusid? Inimesed, kes töötasid lossis, ütlevad, jah, ta teadis. Ta teadis, et Maria ja Helena kutsuvad sõpru. Aga ta ei teadnud, kui palju. Ta ei teadnud, et need sõbrad on 50 inimest. Ta ei teadnud, et need külastused on pidud, kus tarvitatakse alkoholi. Ta ei teadnud, et need kogunemised toimuvad ruumides, kus ei peaks olema kedagi peale perekonna. Sest keegi ei rääkinud talle. Keegi ei julgenud öelda, proua Rüütel, teie lapselapsed teevad asju, mida nad ei tohiks teha. Sest kõik teadsid, et kui sa ütled seda proua Rüütlile, siis ta ei ütle, tänan, et sa mulle ütlesid. Ta ütleb, kuidas sa julged süüdistada minu lapselapsi. Ja nii tekkis olukord, kus kaks kõige võimsamat inimest lossis, president ja esileedi, elasid mullis. Mullis, mille lõid inimesed, kes kartsid neile tõtt öelda. Mullis, kus kõik näis olevat korras, sest keegi ei rääkinud probleemidest. Mullis, mis plahvatas alles siis, kui oli juba liiga hilja. Ja see mull ei olnud ainult Kadrioru lossi probleem. See oli Eesti riigiaparaadi probleem. Probleem, mis ulatub tagasi nõukogude aega, mil inimesed õppisid, et ülemusele ei räägita halbu uudiseid. Mil inimesed õppisid, et kui sa tahad ellu jääda, siis sa pead õppima valetama. Või vähemalt vaikima. Jaanuar 2006. Skandaal on puhkenud. Fotod on televisioonis. Ühiskond on šokis. Ja kusagil Kadrioru lossi keldris istub arhivaar ja vaatab neid tühje lehekülgi protokolliraamatus. Lehekülgi, kus peaks olema nimed, aga kus on ainult tühjus. Ja ta mõtleb, kui ma oleksin öelnud kellelegi, et need leheküljed on tühjad, kas siis oleks midagi muutunud? Kui ma oleksin läinud oma ülemuse juurde ja öelnud, vaadake, me ei registreeri külastajaid, see on ohtlik, kas siis keegi oleks kuulanud? Või kas mind oleks süüdistatud ülepingutamises? Kas mind oleks süüdistatud tee probleemide loomises seal, kus neid pole? Ja ta jõuab järeldusele, et ei. Keegi ei oleks kuulanud. Sest süsteem ei olnud loodud kuulamiseks. Süsteem oli loodud kuuletumiseks. Aga need tühjad leheküljed ei ole ainus asi, mis kadus. Veebruaris 2006, kui sisejuurdlus on käimas, selgub, et kadunud on ka midagi muud. Videosalvestused. Kadrioru lossis on kaamerad, mis salvestavad kõike, mis toimub. Iga koridor, iga ruum, iga nurk. Ja need salvestused hoitakse tavaliselt 6 kuud. Aga kui uurijad küsivad salvestusi oktoobrist kuni detsembrini 2005 just need kuud, mil pidud toimusid, siis selgub, et need salvestused on kadunud. Mitte kõik. Ainult need, mis näitaksid, kes lossi tuli ja kuhu nad läksid. Ainult need, mis tõestaksid, kui palju inimesi seal oli. Ainult need, mis näitaksid, kas turvamehed nägid või mitte. Kes need salvestused hävitas? Ametlik vastus on tehniline viga. Salvestused kirjutati üle automaatselt. Aga inimesed, kes töötavad julgeolekusüsteemidega, ütlevad, et see pole võimalik. Salvestused ei kirjutata üle automaatselt enne, kui nende säilitusaeg on läbi. Ja isegi kui nad kirjutatakse üle, siis jääb alles varukoopia. Aga varukoopiat ei ole. Ja nii ainus tõend selle kohta, mis lossis tegelikult toimus, on fotod, mis tehti noortega telefoni. Fotod, mis läksid Orkutisse. Fotod, mis jõudsid ajakirjanike kätte. Fotod, mis hävitasid presidendi karjääri. Aga ametlikud salvestused, need, mis oleksid näidanud täpset tõde, need on kadunud. Ja keegi ei vastuta. Kas see oli juhus? Või kas see oli tahtlik? Kas keegi otsustas, et need salvestused on liiga ohtlikud? Kas keegi otsustas, et kui need salvestused jäävad alles, siis nad näitavad, kui paljud inimesed teadsid ja ei teinud midagi? Kas keegi otsustas, et parem on hävitada tõend, kui tunnistada süüd? Need on küsimused, millele sisejuurdlus ei vastanud. Sest sisejuurdlus keskendus sellele, miks turvamehed ei sekkunud. Mitte sellele, kes salvestused hävitas. Mitte sellele, kes otsustas, et külastajaid ei registreerita. Mitte sellele, kes lõi süsteemi, kus hirm oli tugevam kui kohustus. Aga oli üks inimene, kes sai kõigest kasu. Üks inimene, kes pärast skandaali, pärast sisejuurdlust, pärast Rüütli kaotust valimistel, tõusis võimule. Toomas Hendrik Ilves. Mees, kes oli olnud opositsiooniliider. Mees, kes oli kritiseerinud Rüütlit juba aastaid.
Mees, kes oli öelnud, et Eesti vajab uut, modernset, läänemeelset juhti. Ja nüüd, pärast Kadrioru skandaali, sai ta selle, mida ta tahtis. Ta sai presidendiks. Kas see oli juhus? Või kas see oli plaan? Rüütli toetajad ütlesid kohe, see oli poliitiline tellimustöö. Fotod lekitati meediasse teadlikult. Skandaal loodi kunstlikult. Eesmärk oli hävitada Rüütel ja tuua võimule Ilves. Ja tõsi, ajastus oli kahtlane. Fotod ilmusid jaanuaris 2006 just siis, kui valimiskampaania pidi algama. Fotod ilmusid ETV-s, riigitelevisioonis, mida paljud pidasid opositsioonimeelseks. Fotod ilmusid täpselt õigel hetkel, et tekitada maksimaalset kahju. Aga kas see tähendab, et see oli tellimustöö? Või kas see tähendab lihtsalt seda, et ajakirjanikud tegid oma tööd? Kas see tähendab, et keegi kasutas olukorda ära? Või kas see tähendab, et olukord oli niivõrd hull, et see pidi nagunii avalikuks tulema? Tõde on see, me ei tea. Me ei tea, kas keegi tellis selle loo. Me ei tea, kas keegi manipuleeris ajakirjanikega. Me ei tea, kas keegi andis fotod meediasse teadlikult, et hävitada Rüütel. Aga me teame seda, fotod olid ehtsad. Sündmused olid tõesed. Riigi julgeolek oli ohus. Ja isegi kui see oli poliitiline tellimustöö, ei muuda see fakti, et see, mis lossis toimus, oli vale. Ei muuda fakti, et turvamehed vaikisid. Ei muuda fakti, et süsteem ei töötanud. Aga Ilves? Kas tema teadis, mis lossis toimus, enne kui fotod avalikuks tulid? Kas tema oli see, kes andis fotod ajakirjanikele? Ei ole ühtegi tõendit selle kohta. Ilves on alati eitanud igasugust seost skandaaliga. Ta on öelnud, et ta sai teada fotodest samal ajal kui kõik teised, kui need ilmusid televisioonis. Aga tema poliitilised vastased ei usu. Nad ütlevad, liiga suur juhus. Liiga täiuslik ajastus. Liiga täiuslik tulemus. Keegi pidi seda planeerima. Keegi pidi seda juhtima. Ja see keegi oli Ilves või tema meeskond. Aga isegi kui see on tõsi, isegi kui Ilves või tema toetajad kasutasid skandaali ära, ei muuda see põhilist küsimust, miks see oli võimalik. Miks oli võimalik, et presidendi lapselapsed said tuua lossi 50 võõrast inimest? Miks oli võimalik, et turvamehed ei julgenud sekkuda? Miks oli võimalik, et salvestused kadusid? Miks oli võimalik, et protokollid olid tühjad? Vastus on, sest süsteem oli haige. Süsteem oli loodud nii, et hirm oli tugevam kui kohustus. Süsteem oli loodud nii, et inimesed vaikisid, kui nad oleksid pidanud rääkima. Ja see süsteem ei olnud Ilvese loodud. See süsteem oli olemas juba enne teda. See süsteem oli pärand Nõukogude ajast. Pärand, mida Eesti ei olnud suutnud veel täielikult maha raputada. Ja nii, kui me vaatame tagasi Kadrioru skandaalile, peame me küsima, kes on tegelik süüdlane. Kas see on Maria ja Helena, 2 teismelist, kes ei mõistnud tagajärgi? Kas see on turvamehed, kes vaikisid? Kas see on kantselei, kes ei kehtestanud reegleid? Kas see on Arnold Rüütel, kes ei teadnud, mis tema kodus toimub? Kas see on Ingrid Rüütel, kes ei tahtnud kuulda halbu uudiseid? Või kas see on süsteem ise, süsteem, mis lõi keskkonna, kus kõik see oli võimalik? Tõde on, süüdlane on kõik need. Aga kõige suurem süüdlane on süsteem. Süsteem, mis ei olnud valmis muutuma. Süsteem, mis hoidis kinni vanast mentaliteedist. Süsteem, mis eelistas hierarhiat tõele. Ja see süsteem maksis hinna. Mitte ainult Arnold Rüütlile, kes kaotas valimised. Mitte ainult Maria ja Helenale, kes said avalikkuse silmis süüdlasteks. Mitte ainult turvameestele, kes kaotasid oma maine. Vaid kogu Eesti riigile. Sest Kadrioru skandaal näitas maailmale, et Eesti julgeolek on haavatav. Näitas, et Eesti institutsioonid ei ole veel täielikult professionaalsed. Näitas, et Eesti ei ole veel täielikult vabanenud Nõukogude pärandist. Ja see oli õppetund, mis maksis palju. Aga kas me õppisime sellest? Kas me muutsime süsteemi? Või jätkame me endiselt samas vanas loogika, kus hirm on tugevam kui kohustus? Kujutage ette viimast hetke enne, kui kõik muutub. Hetke, mil te veel ei tea, et teie elu pöördub pea peale. Hetke, mil te veel usute, et homme on samasugune nagu täna.
President Arnold Rüütel ärkas 18. jaanuari hommikul aastal 2006 nagu iga teine hommik. Ta luges ajalehti. Ta jõi kohvi. Ta valmistus päevaks, mis pidi olema tavaline, kohtumised, dokumendid, protokollilised kohustused. Aga kell 8 õhtul, kui ETV-saadet Pealtnägija läks eetrisse, muutus kõik. Ekraanil ilmusid fotod, mida ta ei olnud kunagi näinud. Fotod tema kabinetist. Fotod tema toolist. Fotod võõrastest noortest, kes istusid seal, kus pidi istuma ainult tema. Ja sel hetkel, kui ta vaatas neid fotosid, mõistis ta, et tema elu, tema karjäär, tema pärand, tema nimi on just muutunud millekski, mida ta ei suuda enam kontrollida. Aga kõige hullem ei olnud see, mida ta nägi ekraanil. Kõige hullem oli see, mida ta mõistis, kõik, kes töötasid tema ümber, teadsid. Ja keegi ei öelnud talle sõnagi. Järgmisel hommikul, 19. jaanuaril, kui Arnold Rüütel astus oma kabinetti, oli seal vaikus, mida ta ei olnud kunagi varem tundnud. Mitte rahulik vaikus, vaid lämmatav vaikus. Vaikus, mis ütleb, me kõik teame, aga keegi ei julge rääkida. Tema abilised vaatasid maha. Tema kantselei juhataja rääkis ebamääraselt, tehnilisest veast ja protokolli puudumisest. Tema turvamehed seisid oma kohtadel, nägudel väljendus, mida võiks nimetada süütundeks, aga mida nad ise nimetaksid kohustuse täitmiseks. Ja president istus oma laua taga, samal laual, kus võõrad noored olid istunud jalad peal ja küsis ainult ühte asja, miks te ei öelnud mulle? Keegi ei vastanud. Sest vastus oleks olnud liiga aus. Vastus oleks olnud, sest me kartsime teid. Me kartsime teie viha. Me kartsime, et te süüdistate meid, mitte oma lapselapsi. Me kartsime, et me kaotame töö. Aga seda ei öelnud keegi valjusti. Ja nii vaikus jätkus. Aga Arnold Rüütel ei olnud rumal mees. Ta oli olnud poliitikas 50 aastat. Ta oli näinud reetmisi. Ta oli näinud valetamisi. Ta oli näinud, kuidas süsteemid töötavad ja kuidas inimesed käituvad, kui nad kardavad. Ja nüüd, kui ta istus seal oma kabinetis ja vaatas oma meeskonda, mõistis ta midagi, mida ta ei olnud tahtnud kunagi tunnistada, ta oli muutunud isoleerituks. Ta oli muutunud meheks, kellele ei räägita tõtt. Meheks, keda kaitstakse mitte vaenlaste eest, vaid tõe eest. Ja see mõistmine oli valulikum kui ükski poliitiline kaotus. Sest see tähendas, et kõik, mida ta oli ehitanud, usaldus, austus, lojaalsus, oli olnud illusioon. Inimesed, kes töötasid tema heaks, ei töötanud tema heaks. Nad töötasid oma hirmu heaks. Aga oli veel keegi, kes kannatas vaikimise all. Ingrid Rüütel. Naine, keda kirjeldati kui ranget, nõudlikku, kompromissitut. Naine, keda kardeti rohkem kui presidenti ennast. Aga nüüd, kui skandaal oli puhkenud, kui kogu riik rääkis sellest, mis tema kodus toimus, istus ta oma toas ja luges kirju. Kirju, mida saatsid inimesed, kes ei tundnud teda. Kirju, mis süüdistasid teda halvas kasvatuses. Kirju, mis ütlesid, et tema lapselapsed on hullunud. Kirju, mis ütlesid, et tema on ebaõnnestunud vanaema. Ja iga kiri oli nagu nuga. Mitte sellepärast, et need olid valed. Vaid sellepärast, et osa neist oli tõsi. Ta oli olnud range. Ta oli olnud nõudlik. Aga ta ei olnud lähedal. Ta ei olnud see vanaema, kes istub maha ja kuulab. Ta oli olnud see vanaema, kes annab korraldusi ja ootab kuuletumist. Ja nüüd, kui kõik oli kokku varisenud, mõistis ta, et range olemine ei ole sama, mis armastuse näitamine. Üks inimene, kes töötas lossis koristajana ja kes nägi proua Rüütlit igal päeval, rääkis hiljem, ma nägin teda nutmas. Ainult üks kord. Ta istus raamatukogus, käes kiri ja pisarad voolasid üle põskede. Ma ei olnud kunagi varem näinud teda nutmas. Ma ei olnud kunagi varem näinud teda nõrgana. Ja sel hetkel mõistsin ma, et ta ei ole see külm naine, kellena teda kirjeldatakse. Ta on lihtsalt naine, kes ei tea, kuidas näidata oma valu. Aga see valu ei muutnud midagi. Sest avalikkus ei näinud pisaraid. Avalikkus nägi ainult fotosid. Fotosid, mis näitasid, et tema kodus valitses kaos. Ja see oli ainus asi, mis loeb. Veebruar 2006. Sisejuurdlus on lõppenud. Tulemused on avalikud. Julgestuspolitsei tegevuses olid rängad puudujäägid. Protokollid olid ebaselged.
Vastutus oli hajutatud. Keegi ei võtnud täielikku vastutust. Mõned ametnikud said karistada, hoiatused, ülekandmised, vaiksed lahkumised. Aga ükski neist ei rääkinud avalikult. Ükski neist ei ütles, jah, ma tegin vea. Ma valisin valesti. Sest tunnistada viga tähendaks tunnistada, et süsteem on haige. Ja süsteemi haigust ei tunnistata kunagi valjusti. Süsteemi haigust varjatakse, ravitakse vaikselt, loodetakse, et keegi ei märka. Aga Kadrioru skandaal oli haav, mis oli liiga suur, et seda varjata. See oli haav, mis veritses avalikult. Ja iga päev, kui ajalehes ilmus uus artikkel, iga kord, kui televisioonis näidati neid fotosid, veritses see haav uuesti. Aga mis sai nendest turvameestest, kes vaikisid? Toomas, vahetusvanem, kes istus monitoride ees ja vaatas, kuidas võõrad noored liiguvad presidendi lossis, viidi üle teisele ametikohtale. Mitte vallandamine. Mitte avalik häbistamine. Lihtsalt vaikne üleviimine. Ta töötab endiselt julgeolekustruktuurides. Ta ei ole kunagi andnud intervjuud. Ta ei ole kunagi rääkinud sellest, mida ta tundis neil öödel, kui ta pidi valima, kas sekkuda või vaadata mujale. Aga inimesed, kes teda tunnevad, ütlevad, et ta ei ole enam sama. Nad ütlevad, et ta on muutunud vaiksemaks. Nad ütlevad, et ta ei räägi enam oma tööst. Nad ütlevad, et ta kannab endas midagi, mida ta ei suuda välja öelda. Ja see, et midagi, on süütunne. Süütunne selle üle, et ta teadis, aga ei teinud midagi. Aga Toomas ei ole ainus. Iga turvamees, kes töötas Kadrioru lossis aastatel 2005 kuni 2006, kannab seda süütunnet. Mõned rohkem, mõned vähem. Mõned on õppinud sellega elama. Mõned on õppinud seda õigustama, mul ei olnud õigust. Mul ei olnud protokolli. Ma tegin, mida mulle kästi. Aga õigustused ei kustuta süütunnet. Õigustused lihtsalt matavad selle sügavamale. Ja ühel päeval, kui nad on vanad ja vaatavad tagasi oma karjäärile, peavad nad vastama küsimusele, kas ma tegin õiget asja. Ja vastus, mida nad kardavad, on ei. Kevad 2006. Valimiskampaania on alanud. Arnold Rüütel kandideerib teiseks ametiajaks. Aga Kadrioru skandaal on muutnud kõike. Tema toetajad üritavad öelda, et see oli poliitiline rünnak. Nad üritavad öelda, et fotod lekitati meediasse teadlikult. Nad üritavad öelda, et see on osa suuremast vandenõust tema vastu. Aga need argumendid ei kõla enam veenvalt. Sest fotod on ehtsad. Sündmused on tõesed. Ja küsimus, mida inimesed küsivad, ei ole, kes lekitas fotod. Küsimus on, kuidas see üldse võimalik oli. Ja sellele küsimusele ei ole head vastust. Opositsioon kasutab skandaali relvana. Iga kõne, iga debatt, iga intervjuu, kõik tulevad tagasi sama punkti juurde. Arnold Rüütel ei suutnud kontrollida oma kodu. Kuidas ta saab kontrollida riiki? Arnold Rüütel ei teadnud, mis tema lossis toimub. Kuidas ta saab teada, mis riigis toimub? Arnold Rüütli turvamehed ei julgenud talle tõtt öelda. Kes veel ei julge? Ja need küsimused, need kahtlused, need hirmud hakkavad aegamööda murendama tema toetust. Mitte kiiresti. Mitte dramaatiliselt. Vaid aeglaselt, vaikselt, vältimatul. Suvi 2006. Arvamusküsitlused näitavad, et Rüütli toetus langeb. Mitte palju, ta on endiselt populaarne maarahva seas, endiselt austatud vanemate inimeste poolt. Aga linlased, noored, haritud inimesed, nad on pöördunud Toomas Hendrik Ilvese poole. Mehe poole, kes esindab uut Eestit. Läänemeelset Eestit. Modernset Eestit. Eestit, mis ei kanna enam nõukogude ajapagasit. Ja Kadrioru skandaal on muutunud sümboliks. Sümboliks sellest, mis on vana süsteemiga valesti. Sümboliks sellest, miks Eesti vajab muutust. 23. september, aasta 2006. Valimiskogu koguneb. 331 inimest, kes peavad valima Eesti järgmise presidendi. Esimeses voorus ei saa keegi piisavalt hääli. Teises voorus samuti mitte. Kolmandas voorus hakkab pilt selginema. Toomas Hendrik Ilves saab rohkem hääli kui Arnold Rüütel. Mitte palju rohkem, vahe on väike, aga piisavalt.
Ja kui tulemused kuulutatakse välja, kui selgub, et Eesti uus president on Ilves, mitte Rüütel, on saalis vaikus. Mitte rõõmus vaikus. Mitte kurb vaikus. Lihtsalt vaikus, mis ütleb, ajastu on läbi. Arnold Rüütel istub oma lossi kabinetis ja vaatab televisiooni, kus näidatakse tulemusi. Ta ei näita emotsioone. Ta ei nuta. Ta ei karjuta. Ta lihtsalt istub seal, käed süles, ja vaatab. Ja inimesed, kes on tema lähedal, ütlevad, et sel hetkel nägi ta välja vanem kui kunagi varem. Mitte lihtsalt vanem aastates. Vaid vanem hinges. Nagu inimene, kes on kandnud liiga palju ja kes on lõpuks alistunud. Aga ta ei ütle midagi. Ta lihtsalt tõuseb, läheb oma magamistuppa ja sulgeb ukse. Ja järgmisel hommikul, kui ta ärkab, on ta enam mitte president. Ta on lihtsalt vana mees, kes kaotas. Aga mis sai Maria ja Helenaga? 2 teismelisest tüdrukust, kes said avalikkuse silmis süüdlasteks. Kes said kanda kleepsu, need lapsed, kes hävitasid Rüütli. Nad ei ole kunagi andnud avalikku intervjuud. Nad ei ole kunagi rääkinud sellest, mis toimus nende peas sel ajal, kui kogu riik rääkis nende pidudest. Aga inimesed, kes neid tundsid, ütlevad, et nad kandsid seda kogu oma nooruses. Nad kandsid süütunnet. Nad kandsid häbi. Nad kandsid teadmist, et nende teod, mida nad ei pidanud toona suureks asjaks, muutsid ajalugu. Ja see on koorma, mida ükski teismeline ei peaks kandma. Maria kolis pärast skandaali ära Eestist. Ta läks välismaale õppima. Ta ei tulnud tagasi mitu aastat. Ja kui ta lõpuks tuli, oli ta muutunud. Mitte enam see julge, mässumeelne teismeline. Vaid vaikne, ettevaatlik noor naine, kes vältis avalikkust. Kes ei rääkinud kunagi oma minevikust. Kes elas nii, nagu ta tahaks, et inimesed unustaksid, kes ta on, aga inimesed ei unusta. Eriti mitte Eestis, kus kõik teavad kõike. Ja nii ta elas oma elu varju all, varju, mille lõid fotod, mis tehti siis, kui ta oli 15 aastat vana. Helena jäi Eestisse. Aga tema elu ei olnud lihtsam. Ta lõpetas kooli vaikselt. Ta läks ülikooli vaikselt. Ta abiellus vaikselt. Ta elas oma elu nii vaikselt, kui see oli võimalik. Aga iga kord, kui keegi mainis Kadrioru skandaali, iga kord, kui keegi rääkis Rüütli lastest, tundis ta, kuidas vanad haavad avanevad uuesti. Sest ühiskond ei andesta. Ühiskond ei unusta. Ühiskond hoiab kinni oma narratiivist, need olid halvad lapsed. Ja see narratiiv on lihtsam kui tõde. Tõde on keeruline. Tõde on, et need olid lapsed, kes elasid läbi rasket aega. Lapsed, kes otsisid tähelepanu. Lapsed, kes kasvasid üles keskkonnas, kus täiskasvanud ei julgenud öelda ei. Aga tõde ei müü ajalehti. Tõde ei loo pealkirju. Ja nii narratiiv jääb, halvad lapsed. Aga mis sai nendest, kes võitsid? Toomas Hendrik Ilves sai presidendiks. Ta jäi ametisse 10 aastat. Ta viis Eesti lähemale Euroopa Liidule, NATO-le, läänemaailmale. Ta muutis Eesti kuvandit. Ta muutis Eesti poliitikat. Ja ajalugu mäletab teda kui edukat presidenti. Aga kas ta mäletab Kadrioru skandaali? Kas ta mõtleb kunagi sellele, et tema võit oli osaliselt ehitatud teiste inimeste kannatusele? Kas ta mõtleb Maria ja Helena peale? Kas ta mõtleb Arnold Rüütli peale, kes kaotas mitte sellepärast, et ta oli halb president, vaid sellepärast, et tema kodus toimus midagi, mida ta ei suutnud kontrollida? Me ei tea. Sest Ilves ei ole kunagi rääkinud sellest avalikult. Ja võib-olla see ongi poliitiline tarkus, mitte rääkida asjadest, mis võivad tekitada ebamugavaid küsimusi. Aga need turvamehed, kes vaikisid? Enamik neist töötab endiselt julgeolekustruktuurides. Mõned on pensionile läinud. Mõned on surnud. Aga ükski neist ei ole kunagi rääkinud avalikult sellest, mida nad tundsid. Ükski neist ei ole kunagi öelnud, ma kahetsen. Sest kahetseda tähendaks tunnistada, et sa tegid vea. Ja tunnistada viga tähendaks tunnistada, et süsteem, milles sa töötasid, oli haige. Ja seda ei tunnistata kunagi valjusti. Seda varjatakse. Seda unustatakse. Seda maetakse sügavale, kus keegi ei näe. Aga need dokumendid, mis kadusid? Need videosalvestused, mis kirjutati üle tehnilise vea tõttu? Need protokollilehed, mis jäid tühjaks?
Need ei tulnud kunagi tagasi. Need on kadunud igaveseks. Ja nendega kadus ka täpne tõde selle kohta, mis Kadrioru lossis toimus. Me teame ainult seda, mida fotod näitavad. Me teame ainult seda, mida tunnistajad räägivad. Aga täielikku tõde, kes täpselt seal oli, mis täpselt seal toimus, kes täpselt teadis ja millal, seda me ei tea kunagi. Sest need, kes teadsid, vaikisid. Ja need, kes võiksid rääkida, on kadunud. Ja Arnold Rüütel. Mees, kes kaotas presidendivalimised. Mees, kes elas üle avaliku häbistamise. Mees, kes pidi vaatama, kuidas tema nimi muutus sünonüümiks ebaõnnestumisele. Kuidas ta elas pärast seda? Ta kolis tagasi oma kodumajja. Ta elas vaikselt. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei rääkinud skandaalist. Ta elas oma elu nii, nagu ta tahaks, et inimesed unustaksid. Aga inimesed ei unusta. Ja nii ta elas oma viimased aastad varju all, varju, mille lõid fotod, mida ta ei olnud kunagi näinud enne, kui need ilmusid televisioonis. 2017. Arnold Rüütel suri. Ta oli 88 aastat vana. Tema matused olid suured, tuli president, tuli valitsus, tuli parlament. Kõik rääkisid tema panusest Eesti iseseisvusesse. Kõik rääkisid tema tööst põllumajanduse heaks. Kõik rääkisid tema armastusest Eesti maa vastu. Aga keegi ei rääkinud Kadrioru skandaalist. Keegi ei maininud fotosid. Keegi ei maininud pidusid. Sest matustel ei räägita halbadest asjadest. Matustel räägitakse ainult headest asjadest. Ja nii Arnold Rüütel maeti koos oma häbiga. Häbiga, mis ei olnud täielikult tema oma. Häbiga, mis oli süsteemi häbi. Aga süsteemi ei maeta. Süsteem jätkab. Täna, kui me vaatame tagasi Kadrioru skandaalile, näeme me selles mitte ainult lugu halbadest lastest või ebaprofessionaalsetest turvameestest. Me näeme lugu süsteemist, mis ei olnud valmis muutuma. Lugu kultuurist, kus hirm oli tugevam kui kohustus. Lugu riigist, mis pidi õppima valusat õppetundi, et julgeolek ei ole ainult relvad ja kaamerad. Julgeolek on ka julgus öelda tõtt. Ingrid Rüütel elas oma viimased aastad vaikselt. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei rääkinud skandaalist. Ta elas oma elu nii, nagu miski poleks juhtunud. Aga inimesed, kes nägid teda, ütlevad, et ta muutus. Ta muutus pehmemaks. Ta muutus vaiksemaks. Ta muutus naiseks, kes kandis endas kahetsust, mida ta ei osanud väljendada. Ja kui ta suri aastal 2018, maeti ta kõrvuti oma mehega. 2 inimest, kes armastasid Eestit. 2 inimest, kes teenisid Eestit. 2 inimest, kes kandsid lõpuni häbi, mis ei olnud täielikult nende oma. Aga Kadrioru loss? See seisab endiselt. Seal töötab endiselt president. Seal on endiselt turvamehed. Seal on endiselt kaamerad ja protokollid. Aga kas midagi muutus? Kas süsteem muutus? Kas inimesed õppisid, et hirm ei tohi kunagi olla tugevam kui kohustus? Või jätkame me endiselt samas loogika, kus inimesed vaikivad, kui nad peaksid rääkima? Aga üks asi on kindel, Kadrioru skandaal jättis jälje. Jälje Eesti ajalukku. Jälje Eesti poliitikasse. Jälje Eesti ühiskonda. See oli hetk, mil me nägime, mis juhtub, kui süsteem ei tööta. Hetk, mil me nägime, mis juhtub, kui inimesed vaikivad. Hetk, mil me nägime, et võim ilma vastutuseta on ohtlik. Ja see õppetund, see valus, kallis õppetund, on midagi, mida me ei tohiks kunagi unustada. Aga kas me unustame? Kas me juba oleme unustanud? Kas me oleme juba tagasi samas süsteemis, kus hirm on tugevam kui kohustus? Kas me oleme juba tagasi samas kultuuris, kus inimesed vaikivad, kui nad peaksid rääkima? Need on küsimused, millele vastab aeg. Aga üks asi on kindel, kuni me ei räägi nendest küsimustest valjusti, kuni me ei tunnista, et hirm oli tugevam kui kohustus, ei saa me kunagi täielikult mõista, miks professionaalsed ohvitserid vaikisid, kui riik oli ohus. Ja kuni me ei mõista seda, jääb oht, et ajalugu kordub. Mitte täpselt samamoodi. Aga piisavalt sarnaselt, et me peaksime olema valvel. Sest Kadrioru skandaal ei olnud lugu halbadest lastest. See oli lugu halbast süsteemist. Süsteemist, mis lõi keskkonna, kus kõik see oli võimalik.
ja see süsteem, see vana, haige, hirmul põhinev süsteem ei ole veel täielikult surnud. See elab endiselt. Varjus. Vaikides. Oodates järgmist võimalust näidata oma nägu. Ja kui see juhtub, kui järgmine skandaal puhkeb, kui järgmine tõde tuleb välja, kui järgmine süsteem variseb kokku, siis me peame küsima, kas me õppisime Kadrioru skandaalist midagi? Või oleme me endiselt samad inimesed, kes valivad vaikimise, kui nad peaksid rääkima? Vastus sellele küsimusele ei ole veel kirjutatud. Vastus sellele küsimusele kirjutame meie. Iga päev. Iga valikuga. Iga kord, kui me peame otsustama, kas ma räägin tõtt või ma vaatan mujale. Ja see on pärand, mille Kadrioru skandaal meile jättis. Mitte vastused. Vaid küsimused. Küsimused, mis jäävad meiega igavesti.